Nüüd heidame pilgu ühele tasulisele rakendusele. Nimelt on nutitelefon heaks abimeheks ka õues ringi liikudes ning üks hea rakendus selleks on Blind Square. Nagu öeldud, on see tasuline, kuid kasu on temast palju, sest et tegemist on spetsiaalselt nägemispuudega inimestele arendatud navigatsioonirakendusega. See aitab sul sinu teekonda planeerida, pane ainult sisse sihtpunkt ning rakendus hakkabki kirjeldama seda, mis praegu ümbruskonnas on ning kuhu sinu sihtpunkt jääb. Nii ei eksis ära või kui ära eksid, leiad kiiresti tee tagasi õigesse kohta. Mina olen nüüd jõudnud õue ja tahan jõuda siin lähedal asuvasse bussipeatusesse ja kasutangi selleks Blind Square'i äppi enda telefonis lahti. Ja selleks, et teada, kus ma praegu olen, raputama telefoni. Seade aku täidub sinu asukoht. 25 meetrit ja metsa. Lähim aadress on Metsä TN 56, Tallinn 30 meetrit kella 5 suunal, suund on edelas. Nii, et ma sain teada, et ma olen Hiiu ja Metsa tänavaristmiku lähedases ja hetkel lähim aadress on Metsä 56. Aga siin lähedal peaks olema ka Metsä bussipeatus ja kus kohas see on, seda ma hakkangi nüüd uurima ja sinna ma tahaksin lõpuks kohale jõuda. Nüüd on minu kohad ja leian siit Metsä bussipeatus. Ja see on siis umbes 35 meetri kaugusel, suht lähedal. Metsä bussipeatus on valitud sihtpunktiks. 40 meetrit kella 2 suunal. 40 meetrit umbes kella 2 peal, ehk siis minust otse ette ja natukene paremale. Hakkame minema. Metsä bussipeatus. 35 meetrit kella 2 suunal. Metsä bussipeatus. 15 meetrit kella 1 suunnal. Sinun asukohta. Lähin aadress on Metsä TN 60, Tallinn 20 meetrit kella 20 suunnal, suund on Loudes. Sa oled kontinut 185 meetrit ajaga Metsä bussipeatus. Ja niimoodi see rakendus Blind Square toimibki, juhendades sind sinu sihtpunktini ja kirjeldades ümbritsevaid objekte. Seega on tegemist ütlemata kasuliku rakendusega. Uuri isegi järgi, kas äkki sellest võiks ka sinule kasu olla. Tere!